Läbirääkimised ise on tegelikult väga hästi läinud. Väga hästi. Härra. President, see oleks võinud juhtuda, ma mõtlen. Kui see juhtub ja see ei pruugi juhtuda, tead, kes tead. Aga kui see juhtub, võib see juhtuda näiteks nädalavahetusel. Kuid praeguse seisuga läheme me sinna mingil ajal, mitte liiga kauges tulevikus. Seal all on väga turvaline. Meil on koos kosmoseväega kaamerad. Kõiki nende 3 objekti nurki jälgitakse kogu aeg. Kui keegi sinna läheb, näeme täpselt, mis toimub ja laseme selle veel veidi rohkem õhku. Aga selle tabamise osas tegid B2 pommitajad tööd, mida keegi pole varem näinud. Öösel, kui kuu ei paista, täielikus pimeduses, umbes kell 1 öösel. Nad lasid need pommid alla, kõige suuremad, peaaegu nii suured pommid, kui üldse leidub. Ja need läksid otse ventilatsioonisahtidesse. Raske oli uskuda, et selline tehnoloogia on võimalik. See järgnes valgusviule otse ventilatsioonisahtidesse ja plahvatas. Seda materjali on väga raske saada, aga ma tahan seda ikkagi. Ja ma ei taha seda teha, kui meil on konflikt. Ma ei taha panna mehi sellisesse ohtu. Ma mäletan, et Jimmy Carteril olid Iraanis pantvangidega suured probleemid. Ma ei taha kunagi panna meie inimesi sellisesse ohtu. Aga kui see on läbi, siis praeguse seisuga on kokku lepitud, et me läheme koos nendega sisse. Me saame selle kätte ja hävitame selle. See hävitatakse. Lisateabe saamiseks on meiega nüüd liitunud Dr. Ken Pollak, Lähis-Ida instituudi poliitika asepresident. Ken, Wall Street Journalis uues raportis öeldakse, et Trumpi punane joon on Ameerika sõdurite surm. Ja just surm oleks see, mis selle sõja tegelikult uuesti käivitaks. Seda pole seni selle ajutise relvarahu ajal juhtunud. Aga kui see raport vastab tõele, kui palju ruumi annab see Iraanile USA vägesid edasi proovile panna? See on tõesti hea küsimus, Nicole, ja tead, mida me oleme näinud president Trumpi puhul, on see, et ta tõesti tahab selle konflikti lõpetada, aga ta tahab seda teha enda tingimustel. Teised on spekuleerinud, et see oli president Trumpi jaoks punane joon, et Ameerikase surm paneb teda sõjalisi operatsioone uuesti alustama. Aga tuletame meelde, et isegi kui see osutub tõeks, ei tähenda see tingimata, et ta kohe kogu USA sõjamasina Iraani vastu valla päästa. Ta võiks otsustada korraldada piiratud sõjalisi lööke otsese vastusena sellele, mida iraanlased teevad, mis põhjustab Ameerikase surma. Ja nagu ma juba mainisin, võid ta isegi otsustada, et kui läbirääkimised tunduvad sel hetkel tõesti palju lubavad, siis ta ei tee midagi ja proovib selle asemel kokkulepet saavutada. Ma arvan, et me peame olema väga-väga ettevaatlikud, kui spekuleerime selle üle, mida president Trump igal hetkel teha kavatseb. Ta on öelnud, et ta ilmselgelt ei taha näha rohkem ameeriklasi hukkununa, kuid ta on pehmelt öeldes ettearvamatu. Aga kui spekuleerida kokkuleppe seisu üle, Ken, kas Iraanil õnnestub neid läbirääkimisi üldse pidurdada? Ma mõtlen, see sõda algas tuumaküsimuse pärast, aga nüüd räägitakse pealkirjadest Liibanonist, Hormuzi väinast, sanktsioonide leevendamisest. Kas tähelepanu on edukalt kõrvale juhitud? Jah, ma arvan, et see on väga suur küsimus, Nicole, ja just sellepärast on need läbirääkimised nii keerulised. Ma mõtlen, lisaks sellele on meil praegu väga jäik Iraani juhtkond ning iraanlastega on alati olnud uskumatult raske läbi rääkida. Aga nagu sa oled välja toonud, on meil nüüd läbirääkimiste laua taga väga palju erinevaid küsimusi. Ja tead, raskus seisneb selles, et tuleb leida kompromisse kõigi nende erinevate küsimuste osas, mis sobiksid kõigile osapooltele. Ja tunnistagem, et see ei ole ainult Ameerika Ühendriigid ja Iraan, nagu sa hästi tead. Siia kuulub ka Iisrael, siia kuuluvad ka Pärsia lahe liitlased. Mingil määral on asjasse segatud ka eurooplased. Kõigil neil osapooltel on oma huvid. Ja sellel konfliktis on erinevaid aspekte, mis on erinevatele gruppidele olulisemad kui teistele. Ja punased jooned, mis on siin, seal ja igal pool, muudavad need läbirääkimised uskumatult keeruliseks. Ja see ongi põhjus, miks ma arvan, et kui sellele lisada veel see, et meil on tegemist äärmiselt jäiga Iraani juhtkonnaga, kes alati üle kaupleb, siis peame olema väga kannatlikud. Ja tead, kõik need lõputud raportid, mida me kuuleme, et me oleme kokkuleppele nii lähedal. Me oleme kokkuleppele nii lähedal. Nagu ma ütlesin, arvan ma, et me peame kõike seda võtma rohkem kui lihtsalt väikese ettevaatusega. Ken, räägime lähemalt Pärsia lahe riikides, sest sel nädalal sattusid rünnaku alla Kuveit ja Bahrein. Üks inimene sai surma Kuveidi lennujaamas.
Kas Pärsia lahe riigid hoiavad Washingtoni endiselt tagasi eskaleerumast või vastupidi olla tõsi? Need viimased sündmused võivad sundida Pärsia lahe riike oma kurssi muutma ja tegelikult survestama Washingtoni sõjalisi tegevusi jätkama. Tead, ma arvan, et Pärsia lahe riigid on kogu selle aja jooksul olnud tegelikult üsna järjekindlad, Nicole. Nimelt tahavad nad näha selle sõja lõppu, kuid väga kindlatel tingimustel. Nad tahavad olla kindlad, et kui see kõik läbi saab, siis Iraan ei kontrolli Hormuzi väina. Iraan ei saa nõuda tasusid. Iraan ei saa enam karistamatult rünnata Pärsia lahe riike ballistiliste rakettide või droonidega, eks. Need on tingimused, mida Pärsia lahe riigid tahavad selle sõja lõpus näha. Täiesti arusaadav nende vaatenurgast, see on igati loogiline. Aga see on erinevatel aegadel tähendanud seda, et mõnel hetkel on nad julgustanud Ameerika Ühendriike tugevamat survestama. Teistel hetkedel on nad püüdnud Ameerika Ühendriike tagasi hoida, julgustades meid edasi liikuma, kui nad arvasid, et selleks on võimalus. Kui nad kartsid, et USA hakkab tegema järeleandmisi, mis neile ei meeldi. Ja tagasi hoidma, kui nad arvasid, et Ameerika Ühendriigid võivad asjatult nurjata läbirääkimisi, mis tundusid palju lubavad, või lihtsalt põhjendamatult tekitada Pärsia lahe riikidele rohkem kahju. See on olnud väga raske sõda nende kõigi jaoks. Ja kindlasti väga raske sõda kõigi selle piirkonna riikide jaoks ja ka Ameerika Ühendriikides, kus teiegi asute. Dr. Ken Pollak, väga hea meel, et olite täna meiega i24 News Englishis. Hindame teie teadmisi. Alati on rõõm, Nicole. USA esindajate koda on heaks kiitnud sõjapidamisvolituste resolutsiooni, mille eesmärk on peatada USA sõjalised tegevused Iraani vastu, mis on otsene vastulöök president Trumpi sõjastrateegiale, kuigi see on suuresti sümboolne samm. Meede võeti kolmapäeval vastu napi häälteenamusega 215 poolt ja 208 vastu, kusjuures 4 vabariiklast ühinesid demokraatidega. See on märk kasvavast ameeriklaste rahulolematusest, kuna see sõda venib edasi. Siiski ei peata resolutsioon automaatselt presidenti sõjategevusse naasmast. Tegelikult eeldatakse, et Trump lükkab tagasi kõik kongressi sammud, mis piiravad tema ülemjuhataja volitusi.